Öelge siis, mis teil siin toimub? Minu meelest ei toimu mitte midagi erilist. Kui kõik ausalt ära rääkida, siis selliste meestega ma juba raadios töötan, kes vajavad pidevat naiste vahetust. Kuna nad nüüd oma eraelus püüavad siiski stabiilsust leida, siis mis siin üle jääb, tuleb neile seda vaheldust pakkuda tööl. See on maailma parim asi, et Pille puhkab. Pille on meile väga kallis, Pillega on väga tore hommikuti koos olla, aga teatast on vaja puhata ka, päriselt ka. Ja see on väga tore, et Pille asemel tulevad uued naised. Ning selleks uueks naiseks Andrese ja Jürgeni kõrval on ei keegi muu kui juba raadiovaldkonnas teada tuntud ja armastatud Maris Kõrvits. Ja tere tulemast! Kas väike mimosa või? Väike mimosa. Väike mimosa. Väike milli. Väikene milli sulle. Milli või? No jah, meil on niimoodi kombeks, et esimesed... Saad variseks või? Ja Tere, koss! Et Maris esialgu vaid Pille puhkuse asendajaks tuleb, oli suur saladus. Üks tingimus siia tulemisel oli ka muidugi see, et kui ma hommikul siia tulen, siis ma tahan, et ukse juures oleks 2 turvameest, sest ma kujutasin ette, et siia tulevad hangude ja tõrvikutega inimesed. Ma ei ole ise alates reedest ühtegi uudist lugenud ega ka avanud neid postkaste, et inimesed, mida mulle on kirjutanud, sest et ma ei ole julenud, sest ma ei oska valetada. Inimesed ilmselt arvasid, et ma tulengi siia päriselt ja jäängi siia. Kuidas siis see pilletamine juba täna välja tuli? Seda peab küll nüüd Jürgeni ja Andrese käest küsima. Ma ei tea. Ma arvan, et toredasti. Kuna me tunneme siin omavahel, siis ma arvan, et meil on nagu kenasti. Ja mulle öeldi, et ma lähen esimesel minutil Andresega riidu ei läinud. Siis on päev juba korda läinud. Siis on hästi kõik, jah. Poistel täna hommikul raadiostuudios koos Marisega igatahes silmad säravad. Väga hästi on möödunud. Tänu sellele, et Maris tuli, saime meie näiteks süüa. Meil ei ole mitte kunagi hommikul siin nii rikkalikku lauda, nii et aitäh selle eest. Jääd siis seda suve või seda pillepuhkuse aega veel rohkem ootama nüüd? Ma ei saa ju öelda seda. Õnneks tegelikult Pille ju ei vaata televiisorit siis, kui ta puhkab, nii et puhka Pille, puhka, ei ole hullu või pane 2 kuud meil hästi. Nii, me sinuga siin Pille kõrval rääkisime, siis oli ju juttu sellest, et ikkagi naiste vahetus ja tuleb noort verd ja kuidas siis nüüd see hommik siin möödunud on oma uue naise kaasaga, töötajaga vähemalt? No tuligi nii, ta astus uksest sisse ja ma vaatasin kohe, et üks noor inimene on juba siin stuudios ja siis ma guugeldasin Maris Kõrvitsa vanust. Ja siis, ja ta ongi noorem kui Pille, ma pean ütlema. Aga mina ei tea, kus see tüli jutt tuleb, ka mina sain paar sellist kirja, et noh, küll te mõlemad olete sellist kanged ja lähete riidu. Ma ei tea, mis kuvand sellest loodud on, ma ei lähe üldiselt kellegiga riidu. Ma küll olen otsekohane ja ütlen oma arvamuse välja ja ma ütlen praegu ka, et noh, Maris on nagu natuke väga hea. Nüüd terve esmaspäeva hommik ikkagi oli selline küsimärk siis, et kas nüüd Pille läkski ära, kas meil on täiesti uus saatejuht, et Pille, sa ikka tuled tagasi, oled edasi? Ära sõna, mina tulen muidugi tagasi, aga noh. Ei, mis asja, muidugi tuleb. See ei ole loogiline, et Pille läheks ära raadiost Star FM. Ta läheb siit ära ainult ühtmoodi ja noh, seda ma välja ei ütle. Ma lähen parem minema.